loos Suvaline suvi, meloodiapartii teetuur väikekanneldele ja seal tegelikult ei olegi mitte midagi keerulist, kui võib-olla üks pisike koht, mis on siis seal B-osas, kus tuleks mängida flažolette. Ja see lugu on üsna kiire ja need flažoletid on nagu mitu tükki üksteise järel, kui sa vaatad nüüd seal B2 osa lõpus, on kohe 3 flažoletti. Et ma soovitan seda paari takti sealt täiesti eraldi harjutada niimoodi, et sa saaksid selle flažoleti hästi sujuvalt endale käppa. Kui sul tekib siin küsimus, et milliste sõrmedega ja kuidas ma neid flažolette võtan, siis minul on praegu selline sõrmestus, kus D-keele peal mul on parema käe teine sõrm, siis mul on vasakust käest siin 3 sõrme ja ülemiste keelte peal mul on siis parema käe pöial ja vasaku käe pöial. Et minul on siit hea lihtne võtta flažolette niimoodi, et kui on D-keele pealt vaja flažoletti mängida, siis see sõrm ju peab seda D-keelt tõmbama, siis ma lihtsalt nihutan selle sõrme sinna ja saan flažoleti niimoodi kätte. Ja nüüd mul on vaja mängida G-keele pealt, mida ju muidu tõmbab see sõrm, aga nüüd ma olen harjunud tegema niipidi ja tegelikult vaata, kuna need flažoleti kohad on siin pilli keskel, ega siis sa ei saagi selle käega seda G-flažoletti siit võtta, et ikkagi selle käega. Sõrm on mul juba G-keele peal olemas, et flažoleti koht üles otsida ja nüüd ma nihutan seda pöialt selle keele peale, et tõmmata seda keelt. Nii, siin nihutan flažoleti võtmiseks seda sõrme ja siin nihutan seda sõrme, et tõmmata keelt.